Tänases osas näitan teile esiku muutust. Selleks pidi pärast tapeedi maha katkumist tegema suure pahteldustöö, mida me muidugi ei osanud, kuid lõpptulemus jäi päris normaalne. Et seinad jääksid siledad, pidi need seejärel korralikult üle lihvima. Seejärel katsime seinad kruntvärviga ning siis selle peale valge seinavärviga. Vahepeal värvisin ära ka laes oleva kapi, et see väga silma ei riivaks. Värvimata ei saanud jääda ka uksed, mis alguses siis kruntvärviga üle võõpasin ning seejärel musta värviga katsime. Kuna ka lingid olid päris jubedad, siis värvisin need spreivärviga kiiresti üle. Ja siis juba hakkaski asi ilmet võtma. Järgmiseks nädalaks meisterdan kindlasti esikuks ka mõned dekoratsioonid ja viskab maha vaiba. Ja siis juba hakkabki korter kodusem tunduma.